Tere, head vaatajad ja kuulajad! Tere ka minu poolt. Käes on juuni, koristuseni 1,5 kuud. Vaatame, mis uudised turu pealt tulevad. Alustuseks tegelikult mul on väga hea meel, et sa oled puhkuselt tagasi. Paar saadet tegin üksinda, et kui sa nüüd oled Eestis ringi sõitnud, kuidas sulle nüüd see põllupilt tundub enne puhkust, peale puhkust, mis sa näed? No üle Eesti päris käinud ei ole, aga suur vahe on see, et põllud on, taliviljapõllud on nagu metsad, et sellised tihedad ja väga ilusa taimikuga üldjoontes on üksikud erandeid, aga üldjoontes küll põllupilt on väga ilus. Talirapsi õitseb väga kenasti ja praegusel hetkel ma võiks küll öelda, et pole ikka tõesti nii pikka aega, ütleme kevadel, sellel hetkel nii head pilti näinud. Agronomid ka väidavad, et tõesti pilt on väga hea ja ootame nii-öelda väga head saaki. Jah, et eks see niiskuse pilt on võib-olla natuke Eestis erinev. Minu kodus näiteks on ikka päris palju tulnud vihma ja seal ümbruses, aga samas põllud ma vaatan, et seal ei ole midagi hullu olnud. Mõned üksikud laigud on sees nii-öelda, kuhu vesi on kogunenud vähe rohkem, aga ma ütleks küll, et niiskuse taha sellel aastal vähemalt hetkeseisuga küll midagi jääda ei tohiks. Jah, et kui Eesti pilti vaadata, siis tõesti Lõuna-Eesti on saanud ju palju rohkem vihma kui näiteks Lääne-Eesti ja saared, et saared on jäänud nii-öelda sinna Skandinaavia kuivuse alla, nii et seal on vähem vihma tulnud ja tegelikult ega ma ise ka kodus olen pidanud kastma lillepeenrad, et meil ei ole nii väga palju vihma tulnud. Et pilt on tõesti erinev. Samas, kui ikkagi vaadata, mida räägivad põllumehed ise ja ka agronomid, et tundub, et ikkagi ootame head saaki. Jah, et kui saagi numbritest rääkida, siis ega seda 2 miljonit on ju oodatud ammu juba, et näis siis, kas see sellel aastal kätte tuleb, aga kui ta tuleb, siis ilmselgelt on tegemist ju päris suure saagi erinevusega eelmise aastaga võrreldes. See on ju peaaegu 500 000 tonni. Ja kolmandik nii-öelda ja ma ütleks, et seda peaks ikka päris hästi nii-öelda planeerima, et mis siis sügisel teha. Ega meil on ju siin, kui me mõtleme mõned aastad tagasi, kui olid ka väga head saagid, et ega siis lõigi nii-öelda logistika kinni, siis veel eriti nüüd vaadates seda, et natukene on hilisem kevad ja kui rääkida selle agronomide ja põllumeeste endiga, siis prognoositakse ka natuke hilisemat koristust. Muidugi meil on veel minna ja võib-olla loodus tõmbab ka tagasi, aga siiski, kui kõik nüüd jääb ühte kohta nagu see koristusaeg, siis seda suurem surve on ju transpordile, kuivatamisele ja me ei tea ju, kuidas see ilmgi sügisel on. Jah, ega me seda tõesti ei tea, aga võib-olla mis paar tähelepanekut veel, mida kindlasti põllumehed, enamus kindlasti teavad ka, aga lihtsalt meelde tuletuseks, et ega taimekaitse ei ole sellel aastal küll see, kust peaks väga palju koonerdama või vähemalt kui vähegi võimalik oleks. Taimehaigused kindlasti sellise niiskusega nii-öelda kummitavad ja natuke kolitavad, aga seda kindlasti tohiks teha unarusse jätta ja kindlasti saagi reguleerimine, saagi nii-öelda siis kasvu reguleerimine on ka oluline, sest et nii tiheda taimiku puhul on oht ikkagi sügisel lavandumisele, et seda peaks võimalusel ikkagi vaatama. Nii et uurige meie haldurite käest, et kuidas ja millist preparaate kasutada ja millal kasutada, nii et see on kindlasti oluline koht, mida meeles pidada. Mina mõtlen jälle ka selle nurga alt, et kui me ootame jälle väga head saaki ja loodame, et see õnnestub ka, sest iga tonn on tõesti oluline kogu sellele ahelale, mis meil siin Eestis on. See tähendab, et kui on palju saaki, siis tõenäoliselt jääb proteiin madalamaks, aga ega me oleme näinud ka väga head aastat jälle väga heade proteiinidega. Eelmine aasta muidugi oli väiksem saak ja Eestis oli see proteiini tase tugevalt üle 13. Et kui nüüd näeme, et tuleb siin 500 000 tonni rohkem, siis proteiin nisul võib jääda natukene madalamaks, et see oht muidugi on. See oht muidugi on. Mingis mõttes mina ütleks, et see ei ole põllumehe jaoks suures pildis halb. Jah, küll täna nii-öelda erinevused kategooriate vahel on päris suured, kuid ma ütleks siiski, et olulisem on saada suurem saak, kui et nüüd see väga palju parem kvaliteet. Nii et ja see ühtlasem saak proteiini mõttes võib-olla ei olegi halb, et on lihtsam koristusajal asju kokku panna ja ei pea nii palju võib-olla siis vaatama, et mis see proteiin seal teeb või mis see kleepalk teeb. Jah, et ikkagi globaalselt kõige suurem kultuur, mida nii-öelda kaubeldakse, on ikkagi 12,5 ehk tugev kolmas kategooria, et loodame, et see ikkagi Eesti põllult tuleb, et kui me jääme nüüd väga sinna 4. kategooria aasta peale, siis me oleme kohe teises nii-öelda konkurentsisfääris, et kuna me teame, et täna juba näeme, et Prantsusmaalt on palju nisu tulemas ja Prantsusmaa on ka 11 proteiini riik, et siis see paneb jälle nii-öelda selle 4. kategooria hinna surve alla, nii et selles mõttes on ühtepidi hea, et palju saaki tuleb, aga nüüd on väga oluline, et millist
millist kvaliteeti me suudame siis ise koristada siin? No, selleks on päikest vaja, ma ütleks, et suvel peaks ikkagi päikest tulema ja loodame ikkagi, seda tuleb ka. Ja kui sügisel tõesti satub olema niimoodi, et see kõik valmib ühes aknas, siis on kuivatus ülioluline. See, kuidas... Kas me oleme valmis kuivatamiseks? Absoluutselt. Valmistused muidugi veel käivad ka, ladusid ju puhastatakse. Kuivatusvõimsust kindlasti planeerime selleks aastaks rohkem. Võimalik, et ka mõni punkt on juures, nii et ma jätkuvalt arvan, et me oleme Eesti üks suurema võrgustikuga nii-öelda kuivataja ja saame piisavalt oma saake nii-öelda võtta siis ka erinevates vastuvõtupunktides, et ei peaks mitu erinevat kultuuri ühes kohas vastuvõtus olema, aga eks selle me näeme, et nagu elu on näidanud, siis kõik plaanid tehakse sügisel ümber, mis sa ennem oled teinud, aga mingi plaan peab olema. Ja vastavalt sellele ka, kuidas siis koristus on, aga see on väga oluline muidugi, nagu sa mainisid, et võrgustik on lai ja me saame hajutada erinevat kultuure ja selle võrra on ju järjekorrad väiksemad. Aga mis koristuse puhul kindlasti on oluline sügisel, kui on suur saak, siis kes võtab ikkagi endale vilja platsi peale kuskile, et saaks kiiresti võtta, siis eelmine aasta ka ja tegelikult ka varasemad aastad on näidanud, on ikkagi see oht, et see vili seal platsi peal, kui ta seisab, eriti kuumade ilmadega, läheb ta hapuks, siis ei kõlba ta enam eriti korralikus toidukski. Nii et see on küll see koht, kus põllumees kindlasti ei ole hea vaata üle, et ei oleks ikkagi seda asja, et see vili seal platsi peal sul väga pikalt seisab, kui sa näed, et sul ei ole võimalik ise teha, kutsu meid appi, kutsu võib-olla naabrimees appi, mine sa tea, on ju. Et seda kindlasti võimaluse planeerida, et kahju oleks, kui suur kogus nisu läheb lihtsalt hukka sellepärast, et ta jäi kuskile seisma. Loomulikult, kui midagi tõsist juhtub seal mingite muude asjadega, selle vastu ei saa, aga vähemalt planeerige kindlasti need asjad enam-vähem ära. Ja väga õige, et sa seda rääkisid, sest nüüd juunis on ju aega sellega võib-olla natuke rohkem tegeleda, kui me juba, ega siin polegi tõesti aega, nagu sa mainisid 1,5 kuud ja siis juba saab minna koristamas. Mõned riigid juba ju on alustanud koristamist, mitte küll Euroopas, aga näiteks Afrika. Et seal vaikselt juba on alustatud ja ka Türgis on juba koristusega alustatud, nii et ootame sealt ka võib-olla järgmiseks saateks juba uusi andmeid. Aga lähme siit nüüd turu juurde, et mis infot me siis maailmaturult kuuleme, et kas ilmauudiseid ka on? Jah, et nisust ju alustasime ja tegelikult nisu on kõige suurem kultuur ja selle ümber tuleb palju juttu ka. Ilm on number 1 ikkagi hetkeseisuga, et me oleme varem ka rääkinud, et mai ja juuni on siis 2 sellist kõige olulisemad kuud. Võib väga palju turul muutuda. Mai on nüüd läbi, mais midagi väga suurt ei juhtunud. Kahjuks või õnneks see näitab, seda me näeme ka oma hindades, et hinnad on allapoole vajunud ja juuni on veel nii-öelda algusjärgus. Ja ega juunis on ka varasematel aastatel üht-teist siin ikkagi juhtunud, aga kui me vaatame globaalset pilti, siis tegelikult väga palju selliseid küsimärke ei ole. Samas ikkagi jälle kordan ennast, et turg otsib kogu aeg midagi kusagilt. Et kui vaatada Euroopa pilti, siis Euroopas täna ikkagi prognoositakse, kui me võtame ka juurde siia Inglismaa, lausa 18 miljonit tonni rohkem nisu kui eelmisel aastal. Et kõige suuremad riigid siis ikkagi Prantsusmaa ja Saksamaa, kus praegu ikkagi on oodata head saaki. Miks me ütleme, et on 18 miljonit tonni rohkem võrreldes eelmise aastaga, sest eelmisel aastal tegelikult ikkagi oligi halb aasta ka. Nii et praegu Euroopast me ootame 140 miljonit tonni nisu ja see peab jälle omakorda kodu leidma. Et vaatame, kuidas ikkagi nüüd Prantsusmaal, Saksamaal läheb. Seal on erinevad regioonid, kus on kuivem ja kus on tulnud ka siis jälle rohkem niiskust. Et siin ka mõned kolleegid on natukene ringi sõitnud ja vaadanud, kuidas seal Prantsusmaalgi need põllud on, siis tõesti need on väga lokaalsed kohad, kus on võib-olla kuivem, et kui me vaatame üldit pilti, siis tegelikult on väga hea. Ja Euroopas räägitaksegi, ütleme, kui me kuivusest räägime eelkõige, siis natuke Prantsusmaad, siis Saksamaad ja siis Skandinaavia pool ja sellest enne mainisin ka, et näiteks meie saared on jäänud ka selle Skandinaavia kuivuse mõjusfääri, et sinna on vähem vihma tulnud. Nii et Euroopast on oodata tõesti head saaki ja Euroopa on selleks ka valmis, nii et ega palju aega ei lähe, kui hakkab siin Hispaania, Prantsusmaa juba ka vaikselt nisu koristama. See paari nädal pärast juba. Jah, et juuni lõpus igal juhul juba midagi võib sealt hakata tulema.
Kui vaadata Venemaale, siis on teine koht, kus jälle turg otsib nii-öelda infot, et kas kuskil mingit probleemi on ja Lõuna-Venemaal tegelikult on kuivem iseenesest küll ja see võib vähendada küll Venemaa saaki, aga kui suur see Venemaa saak on, et see ampluaa on tõesti jälle kas 80 miljonit või 90 miljonit, et seal vahel see on, aga see on 10 miljoniline lõtk. Et viimased uudised räägivad, et võiks ikkagi prognoosida sinna kuskil 83-86 miljoni vahel, see tähendab eelmise aasta võrreldes rohkem nisu ja järjekordselt see tähendab, et Venemaa tuleb suure nisu saagiga, kui just nüüd veel vahepeal midagi siin juunis ei juhtu. Ja teine selline suurem nisukasutuspiirkond muidugi USA, kus vahepeal ka oli siin just eriti Kansase piirkonnas natuke siis kuiva murenoote ja mis peale muideks ka vahepeal nisu hind ka üles läks natuke, et sellel on ka oma põhjus. Nii et aga jälle nähakse, et tegelikult 52% taliviljadest USA-s on heas või väga heas olukorras, nii et jälle turg raunes ja nii-öelda see matif liigub ka selle tõttu 5 eurot üles, 5 eurot alla, et praegu ikkagi kokkuvõttes saame öelda, et nendes olulistes piirkondades on hästi. Lisan siia juurde ikkagi veel selle Hiina teema. No Hiina on alati huvitav, et ta ise küll ei ekspordi, aga importijana on väga oluline moment. Ja kasvataja ka, et ta kasvatab väga palju nisu, kuskil sama palju kui Euroopa, kuskil selline 140 miljonit ja kuna seal on ka praegu kuiv, siis sellest ka väga palju nüüd oleneb, et kui suur saak saab olema Hiinas, eks ole, et sellest vastavalt siis, et kui palju ta ka siis impordib. Ja võib-olla selline lisaregioon siia nisukasvatusest juurde, et on Austraalia, kes ka sellel aastal on oodata head saaki, aga võrreldes eelmise aastaga vähem, sest seal on ka kord on ühes kohas kuiv, teises kohas jälle liigniiskus. Samas on viimased paar aastat Austraalia väga hästi õnnestunud, nii et seal lihtsalt tuleb nüüd silma peal hoida, et Austraalia hakkab ka koristama seal ütleme, et praegu on veel vara midagi öelda, ütleme siis nii. Nojah, Austraalia koristab ju siin detsembri kandis, nii et sinna veel aega on, aga see tähendab seda, et seda saaki saab seal veel mõjutada päris pikalt. Nii et kui nisu kokku võtta, siis tegelikult on oodata ikkagi suurt saaki ja kui vaadata ainult eksportivaid riike, siis me näeme, et ikkagi kokku tuleb rohkem kui 10 miljonit tonni nendest eksportivatest riikidest, mis tähendab, et eeloleva hooaja lõpuks me näeme, et eksportivatest riikidest laoseisud suurenevad 4 miljoni tonni võrra, kuskil sinna 77 miljoni tonnini ja see on päris suur laoseis, kui vaadata nagu ajaloolist pilti, et selles mõttes saame öelda, et hinnad on kindlasti surve all. Sõltub kindlasti tarbimisest ka palju, et kuidas tarbimine või kuidas majandustel üldiselt läheb just nii-öelda importivates riikides, aga vaatame, seda veel ei tea ka. Ega see pilt ka hea ei ole. Tegelikult ega makropilt on kehva, ostu nii-öelda jõud on madal ja iga tonn, mida rohkem toodetakse, peab endale kodu leidma ja see panebki hinnad surve alla. Lisaks muidugi me ei saa ära unustada nõrk dollar ja selle võrra on euro jälle tugevam, mille tõttu Euroopa nisu on jälle vähem konkurentsivõimelisem ja järjekordselt see paneb nii-öelda hinnad surve alla. Nii et kui vaadata, kuidas matif siin liigub ja kui vaadata nagu ajaloolist pilti, siis me näeme, et tehniliselt ikkagi, kui midagi maailmas ei juhtu ja kui midagi geopoliitiliselt siin suurt ei juhtu, siis on meil nisuhinnad ikkagi surve all korralikult. Et siin matif võib ikkagi veel langeda tugevalt. Kuidas meil rapsiga läheb? Eesti rapsipõllud on suurepärased. Seda küll, aga mujal? Vastas kuulsin ühe põllumehe käest sellist ütlust, et mida rohkem või mida kauem raps õitseb, et see määrab ära, kui palju saaki tuleb. Et rapsipõllud on meil siin õitsenud juba vaatad 3 nädalat. See võiks tähendada siis... Tundub, et veel õitsevad nädala või 2 see võiks tähendada, et 3 tonni hektarilt rapsi on Eestis. Et see oleks suurepärane tulemus, kui see nüüd õnnestub ka. Ja, mis tähendab muidugi seda, et mõned saavad ka päris head saagid, nii et vaatame, kas tuleb ka saagirekordid. Ja kui vaadata nüüd Euroopas pilti, siis Euroopa prognoosib rapsi ikkagi 2 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal. Samal ajal ikkagi on meil vaja importida oma selline 5-6 miljonit tonni. Alati on küsimärk, et kus seda siis nagu importida. Jah, Kanada ei sobi väga, ma saan aru meile. 100% mitte, jah. Nii et kus see siis tuleks sellel aastal? Osaliselt tulebki Austraaliast,
ka seal on see GMO teema ja miks Kanada ei sobi, et ongi see sama GMO, mis meile tegelikult eurooplastele ei sobi. Eurooplased on väga konservatiivsed, praegu tahavad ikkagi nii-öelda pressida ainult siis Euroopa rapsi või ütleme siis Euroopa mandril toodetud rapsi. Ja väga palju ikkagi importitakse ka Ukrainast näiteks, et see sobib ka eurooplastele. Et praegu on näha ikkagi, et ka mujal, et rapsipõllud on head ja rapsi hinna liikumise suunas me oleme rohkem neutraalsed. Me näeme, et Matif tehniliselt ka võiks liikuda siin 450–500 euro vahel. Ehk see hinnatase võikski olla seal võib-olla kas 450 või 480 muugal, et umbes sinna auku võiks see hind jääda. Seal ta hetkel on ka kõikunud, nii et ega ta pikalt seal olnud juba. Aga samal ajal, kui jälle Prantsusmaal midagi juhtub või Saksamaal, kes on siis kõige suuremad rapsitootjad, siis see kindlasti mõjutab ka rapsi hinda. Ja ega Eestiski keegi veel ei tea, et põllumehed on üsna ettevaatlikud ka talirapsiga, et siin mõni koht sai rahet ja ka võib-olla kevadkülmad tegid liiga, nii et ega siin ka kõik selge veel ei ole. Ja, nõus. No me oleme peamiselt rääkinud siin suurtest kultuuridest, aga odrast tegelikult me ei ole päris pikalt üleüldse rääkinud, et kuidas odraga seis on võib-olla siis globaalselt või Euroopa mõistes siis? Ja Euroopas praegu prognoositakse siin üle 2 miljoni tonni rohkem otra kui eelmisel aastal ja odrapõllud on ka tegelikult Euroopas ilusad ja mis muidugi on väga oluline, et väga palju otra prognoositakse praegu ikkagi Hispaaniast. Hispaania on olnud tegelikult ka meie jaoks lisaks siis Aafrika riikidele selliseks sihtriigiks, kuhu me oleme siis varasematel aastatel ka eksportinud, aga tundub niimoodi, et Hispaanias saavad olema ka head saagid, mistõttu meie jaoks üks ostja riik on nagu ära kadunud või kaob ära selleks hooajaks. See mõjutab söödaviljahindasid peamiselt. Absoluutselt, et kuigi Eestis ma kuulen, et ka odrapinnad on vähenenud, et vaatame, kui nüüd see ametlik statistika välja tuleb, aga ikkagi üks ja teine põllumees ikkagi ütlevad, et on vähendanud suviodrapinda ja kes ei taha üldse kasvatada ja nii edasi. Et seetõttu on nagu huvitav, et jälle kui Euroopat vaadates on pinnad nagu suuremad, nii et jah, kui nii pidi vaadata, siis ka siin on kindlasti surve hinnale omakorda, nii et... Jah, eks see sõltub hästi palju just importivate riikide sellisest ilmast, et Hispaania ongi importi olnud, vähemalt söödavilja osas on ja siis kui seal ilm on hästi, siis ta kipub ikkagi hinda niimoodi mõjutama ja miks Eesti põllumees üldiselt ei taha seda panna, ta segab teda mingil määral ja oder ei ole kõige parema hinnaga olnud võrreldes võib-olla teiste kultuuridega, nii et eks siin ongi need põhjused. Samas Eesti mõistes on jälle oder nagu väga oluline, et on söödakultuurina meil väga tähtis, nii et selles mõttes on oluline, et me piisavalt oma Eesti tarbeks vähemalt seda otraiki kasvatame. Täna on kõik hästi, me ikkagi veel ekspordime, aga et nüüd ei juhtuks seda, et keegi tahaks seda kasvatada. Et loodame, Ma usun, seda ei juhtu, et küll siin kasvatatakse ka, et on paremad aastad, on kehvemad aastad. Nii, aga siis millest me veel ei ole rääkinud ja mida ma ei ole nüüd ka puhkuse ajal siin kuskilt kuulnud väga, et kuidas fondidel praegu on, et mis suunas nemad liiguvad? Meil on ju kaks väga olulist temaatikat, millest tegelikult hind võib täna väga suuresti kõikuda. Üks oli ilm, on see, mis väga suuresti mõjutab. Ja teine ongi tegelikult fondide tegevus. Fondid näevad täna, et turg ikkagi on languses ja mida siit ja sealt ikkagi väga selgelt on näha ja ka graafiliselt toon siia välja, et fondid on rekordiliselt müünud nisufutuure, see tähendab, nad panustavad langusele ja miks see on oluline seda jälgida, et kui fondid kuulevad kuskil mingit ilmamõju, et kuskil läheb halvasti või kuskil ikkagi prognoositakse vähem saaki ja kuskil on, ma ei tea, kas üleujutus või põud, siis see viib hinnad liikumisse ja fondid kardavad seda ja koheselt hakkavad oma positsioone kinni panema, mis juhtub selle tagajärjel. Väga kiiresti hinnad tõusevad, sest kui fondid hakkavad futuure ostma, siis see viib hinnad kiiresse tõusu ja see on üks selline päästik, mis võib siin veel enne koristust siis Euroopas või üldsegi globaalselt siis hinde mõjutada. Ehk et neid momente tasub siis oodata või vaadata ka, kellel on nii-öelda fikseerimata saaki ja kes ootavad selliseid momente. Küsimus on muidugi, mis tasemelt tõuseb? Ja kindlasti, et me ei räägi siin, et see tõus võib olla mingi 30 eurot või 40 eurot, et tuleb realistlik olla, aga sellised 10 euroseid hüppeid võib see kiiresti kaasa tuua,
et jah, seda on elu näidanud, et kui mingi pööre kohe toimub, siis fondid muudavad oma meelsust ja kui me vaatame veel korraks teisi positsioone ka, siis soja puhul on samamoodi, nad näevad puhtalt, et hind on languses, nad on nii-öelda müünud neid futuure ja panustavad sellele. Soja on ka kukkunud praegu. Ja maisi puhul on sama, neil on samamoodi müünud, kuigi nad on vähendanud neid positsioone, aga kõikides nendes nii-öelda toorainetes siis viljad, ütleme siis nisu, mais ja soja on fondid täna ikkagi lühikeses positsioonis ehk panustatakse langusele. Ja siit võib-olla olekski mõistlik minna põllumeestootsi juurde. Jaa. Et praegusel hetkel nüüd me viimati fikseerisime siin aprillis, kuna ma ise ka mais puhkasin ja siin olid ka ilmad heitlikud, ootasime ka tegelikult ju mingeid hüppeid. Väga suuri hüppeid ei olnud ja me oleme olnud natukene passivas nii-öelda seisus. Praegu võib siis öelda niimoodi, et kogu saagist, mis me nii-öelda planeeritav 25 saak oleme fikseerinud põllumeestootsile siis circa kolmandiku ja sellest, mida me planeerisime enne saagikorjastust fikseerida, sellest me oleme selline 45% siis lukku pannud, nii et selline 1,5 kuu jooksul me peaksime siis veel idee poolest umbes selline 800 pluss tonni veel fikseerima. Aga eks see sõltubki nüüd hästi palju sellest, mida hinnad teevad, kas on mingid tõusumomente või mitte. Jah, täiesti okei aeg on, et siis kuna vaatasime just, et mais midagi juhtun, siis vaatame, mis siin juunis on, aga ütleme siis niimoodi, et kui võrrelda põllumeestootsi nüüd nii-öelda keskmise põllumehega Euroopas, me ei räägi Eestist, vaid Euroopas, siis tegelikult Toots on teinud õigesti. Et ta on fikseerinud ikkagi 30% kogu saagist, nagu sa mainisid. Keskelt läbi Euroopa põllumees on tegelikult fikseerinud võib-olla õrn 15, võib-olla 20 mõnedes riikides, aga näiteks siin Baltikumiski selline 15-17% ongi kõik. Et tegelikult õigesti on Toots toimetanud praegu, vähemalt hetkeseisuga. Eks see plaan on olnud, et me oleme ikkagi proovinud ju hajutada seda fikseerimist laiali ja sellisel puhul peaks ikkagi olema selline kolmandik vähemalt fikseeritud siin ikkagi kevade mingiks hetkeks. Ja nüüd jätkame ja kindlasti jääb hea saagi korral kindlasti ka peale koristust, nii et ka hoiustamiseks suure tõenäosusega midagi jääb, ehk siis jäämegi ootama neid võib-olla hinnahüppeid siin ja kes teab, mis see ilm siin veel teeb ja mõjutab. Ühe asja veel mainin ära seda, et on ka siin mitmel konverentsil käinud ja väga palju ikka sellest räägitakse, et kuidas ikkagi põllumees nagu ellu jääb. Arvestades, et hinnad on nii alla tulnud, sisendite hinnad tõusnud ja kõik muud hinnad ka, inflatsioon ja nii edasi ja kõik ikkagi rõhutavad seda igas riigis, et väga oluline on ikkagi mõlemad otsad kinni panna, sa pead teadma, millega sul on sisendid, et sa ikkagi müüd, see sama jutt, mida meie ka siin juba mitu aastat räägime, et ega see on võti, et kuidas ikkagi kasumlikult vilja toota, et kuidas ikkagi aasta kasumlikult lõpetada. Jah, et kui põllumees on ostnud endale enamuse sisendid ära juba siin kevadeks ja ühtegi tonni vilja fikseerinud ei ole, siis tegelikult võib ju öelda, et praktiliselt kogu risk on lahti. Ehk et müügipool on ju kõik täiesti lahti ja kui viljahinnad kukuvad, mida nad on siin tegelikult ju ka teinud, siis ongi see kaotus võib kohati olla päris suur. Ja seetõttu on see hajutamine nii sisendi kui ka siis väljundi ehk vilja osas ikkagi ülioluline, mida ikkagi teha. Et ma saan aru, et on kartus, et äkki ei tule. Kui ei tule ja hinnad kukuvad, siis ei olegi vahet, kas tuli või ei tulnud, et halb on igal juhul. Jah, et see miinimumprogramm peaks ikkagi olema kinni, et seda on kuulda kõikides riikides, kus iganes riigis nagu räägid seda sama teemat, nii et arvestades, et tegelikult paljudes riikides tõesti välja arvatud Lõuna-Ameerika ja Venemaa, et need riigid, seal põllumehed on kasumis. Seal veel teenitakse kasumit. Teised riigid, eriti Euroopa tegelikult, ei ole põllumees suutnud kasumlikult vilja toota. Eks see on kuludes suures pildis kinni, et see kulude ja tulude suhe ei ole paigas erinevatel põhjustel. Eks see on kindlasti ka turu olukorda muutunud viimase 10 aasta jooksul kindlasti. Ja ei olda võib-olla olnud piisavalt valmis nende muutuste jaoks. Et sellepärast on ka hea, et me seda Tootsi siin tõesti teeme ja jälgime, et ise olla nii-öelda selles põllumehe nahas nii-öelda. Ja anda võib-olla alternatiiv sellele, et kes tahab põllu peal toimetada ja teeb seda põllu peal väga hästi, siis kuidas enda pealt nii-öelda võib-olla see emotsioon maha saada, et ei peaks kogu aeg võib-olla mõtlema või muretsema selle vilja hinna pärast, et
aga praegusel hetkel, kui me vaatame nii-öelda Tootsi hindasid, siis hetkel me oleme, võib-olla rapsi hind on suht seal, kus ta praegu nii-öelda keskmine rapsi hind Tootsil on siis seal, kus ta on ka meil praegu turul, aga nisu on meil kindlasti täna üle keskmise turuhinna ja ka Tali Oder on üle keskmise turuhinna ja Ernes ei ole ka üldse halvas seisus, aga üldse nende nii-öelda väikeste kultuuridega me oleme olnud üsna tagasihoidlikud erinevatel põhjustel. Aga võib-olla alustame rapsist Tootsi puhul, et me oleme tegelikult üsna väikse pinnaga on raps ja seetõttu me oleme ka üsna ettevaatlikud olnud. Ja kuna siin on ikkagi taimik küll ilus, aga on oht ikkagi sellise turbulentsi ilma puhul siin ka rahele, mida on ka Lõuna-Eestis olnud ja ma hetkel isegi oleks seal üsna tagasihoidlik, kuna turuhind on hetkel seal, nagu ta on. Kui nüüd, nagu sa ütlesid, et hind kõigub siin, matid kõigub siin 450 ja 500 vahel, et ma ootaks sellist võib-olla Hiina hüpet, et kui rapsi nii-öelda muuga hind läheks sinna 485, 490 kanti, et siis teeks võib-olla järgmise fikseeringu Tootsil ja hetkel isegi passiks. Ja muidugi, kui peaks nüüd olema mingi uudis, mis rapsi hinna järsku langusesse viib, siis ka võimalik, et peaks mingi väikse koguse 50 tonni veel liialda lukku panema. Riskide katmiseks nii-öelda. Nisu puhul ja Odra puhul ma praegu hetkel teeks täiesti sellise, et 50 ja 50 mõlemat kultuuri paneks. Seal me hetkel oleme, meie hind keskmiselt on väga hea, aga turuhind on languses, kuid ma siiski mõtlen, et äkki ikkagi tuleb mingeid uudiseid siin, mis toetaks vähemalt ajutiselt hinda ülesse poole ja neid momente siis proovime ära kasutada, et kui siin ikkagi hind paari päeva jooksul selline 7-8 eurot ülesse läheb, siis Toots ka kindlasti midagi fikseerib. Ja mis puudutab hernest ja kaera, siis ma herne ja kaera puhul samamoodi tegelikult paneks siia 25 ja 25 praegu nii-öelda sisse ja läheks selliste väikeste sammudega edasi, et saaks sellist keskmist hinda lõpuks kätte ka. Kaera puhul võib-olla, sa ütlesid, mainisid, et Skandinaavia tegelikult on olnud kuiv, just me räägime Rootsi poole pealt, on ju, et siis hetkel ootame veel ka nii-öelda külviprognoose sealt, aga meie jaoks või Eesti põllumehe jaoks kindlasti oleks oluline, kui Rootsis oleks natukene kuivem. See annaks kaera hinnale siis ikkagi midagi juurde ka siin meil sügisel. Nojah, Rootsi ja Soome on kaera tootmise osas väga olulised. Euroopa tarbibki eelkõige ja panustab nende kahe riigi peale ja kui seal midagi läheb halvasti, siis kindlasti viib kaera hinnad üles ja praegu on olnud Rootsis tegelikult kuivem, kui peaks olema. Rootslased on ka tegelikult natukene mures, et kui vaadatagi Euroopa kaarti, siis nagu enne mainisin ka, et see kuiva laine ongi siis Põhja-Saksa ja siis Rootsi ja seda poolt nagu puudutab. Nii et seetõttu jälgime neid arenguid edasi. Jah, aga selleks korraks sellega lõpetame. Kohtumiseni järgmise korral. Kohtumiseni!